Me läheme nüüd bussiga sõitma, läheme käima ostukeskuses, teeme natuke sisseoste ja siis pärast jalutame mööda mere äärt tagasi. Vaatame, mis number see tuleb. See järgmine ongi. Okei. Väga hästi. Üks ja teine on veel siis. Nii, Roodi, paneme. Ma panen siis. Olen täna viisakalt, panen töö ka. Ärme seda nuppu vajuta. See oli nüüd meie tänav. Corte Inglés. Kusjuures kõikides poodides on punast aluspesu müügil. Punane aluspesu on siis arvatavasti Hispaania jõuluasi, mida ostetakse. Väljas! Väike kultuurinurk. Siin on mingi teatrimaja. See on ka üks 10 vaatamisväärsusest siin linnas. Aga maja ise näeb väga igav välja. Vaata millised lained. See on nagu suht 2-meetrised lained. See on täiesti surfiparadiis. Lisaks sellel on vesi nagu normaalse temperatuuriga. Sai külmu kohe ära. Siin on natuke tuult. Ja siin on kive. Milline rahvamass seal on. Kõik enamus surfavad, kes siin pole ääres on. Siin on mingi koogikoht, siin on jäätisi koht. Teine jäätisi koht tuleb veel. Näed, tõstsime siit jäätist. Siit tõstsime. Tagasi tulles. Näed, see on müslipood. Saad endale hommikuga müslit osta lihtsalt. Ma olen ta tavalise sisse jälle. Sest muidu nagu läheb siin nagu terve igavik. Eelmine kord me otsisime seda taga nagu 10 minutit ja mitte midagi ei leidnud. Aga siit ma tahan kommi osta. Siit oli kuskilt sealt poolt. Meil on nagu õige turm on. Võtame ja siis siin peab mõtlema. Jaa. Kampsunid, kes ei tahaks nagu 25 kraadiga endale sellist ilusat paksu kampsunit osta. Kärud. 12,49. Ma vaatan seda ka. Nii odavad. Kui sul neid kaasas ei ole, siis on nagu odavam siit osta see, kui rentida 100 eurot. Ja kui rentida 100 euro eest kuus, eks ju. Siin on saiad, siis sai Kerli pikka saia. Ma tean, mida Hugo kindlasti tahab. Hugo tahad? Mida? Sõõrikute pakki. Jaa, mina tahad sõõrikuid. Ma võtan ühe pakki. Vaatame, ega see ei hallita kuskilt. Ühe korra saime siit asi, mis pidi veel 2 nädalat kehtima ja hallitas täiesti. Vapapatrulli kook. Poolene, eks ju. Nii, kuidas see käib? Lihtsalt siia ja... Jaa. Otsin sulle sushit. Osomaki pollo teriyaki. Vaatame. Käpapatrulli asjadesse võid saada selle. Vaata. Aga seda ei saa, sest see on liiga kallis. Ja see on katki ka, vaata. Jaa, täpselt. Siit ma ostsingi, vaatasin, et et need on nagu tavalised kommid. Okei, täna on päris okei, lühike järjekord. Seal näitab ka või? Jaa. Selle järgi nüüd vaatame ju. Ma vaatasin, et tädi on vaba, siis ma läksin tädi juurde. Ostime just jäätist. 2,60 pall.
mul on mingi Malaga, põhimõtteliselt rummirosina. Kerlil on Bonbon Cherry, mis on mingi kirss. Ja noh, puu oli juba värvist näha, et nätsukommiga tegu. Jäätis söödud, käed pestud. Emme läks ka käsi pesema. Kõigidel käed pestud. Profit! Palju leidsid? 2 senti. Nüüd me oleme reisit juba 5 euro ja 2 sendiga profitis. Ükskõik, kas on soe või palav. Kogu aeg on 23 kraadi. Nii palju surfareid. See on see käru, vaata, mis seal poes müüdi 49 eurot. Keegi teeb graafitit. Näed, varsti oleme peaaegu mänguväljakul. Võidu, kes jõuab esimesena mänguväljakule? Kes jõuab esimesena? Tõstan su üle ära. 1, 2. Tule ka, kuule. Siin on surfikoole hästi palju. See on nagu näha, et surfajaid väga palju. Siin on nagu juba naljakas mingi nagu sild läheks üle. Kui rand on tehtud kõrgemale. Võib-olla see GoFit, mis iganes spordivärk see on. Siis tehti neil otse ligivees merele. Tavaturistid suunati neist lihtsalt üle. Miks me nüüd kahekesi lähme? Sellepärast, et Kerli ja Ruudi läksid ees ära. Me istusime kala ja asju, kõik nüüd külmkappi. Ja lisaks Ruudi magab ka. Üldiselt on siin mänguväljadega olukord nagu väga hea. Siin on neid väga palju. Mis nagu halb oleks see, et on ainult üks mänguväljak, mis on otseselt ranna peal. See on nagu kaugel seal ranna otsas. Ja siin pole ei ole midagi. Ja teiseks üldiselt mänguväljak on suht huvitavad, palju erinevaid ronimise asju. Suugal on palju midagi teha. Kõige huvitavam mänguväljak on jälle kaugel, kus olid mingid lennukid ja asjad ja kus sai nagu auto peal ronida ja sellised suured kujud. Mänguväljak! Ja no nüüd ronime siin natuke. Nüüd oleme rannas. Tulime sealt vastu keskusest, liigume vaikselt tagasi kodu poole. Hästi palju inimesi on. Päevitajaid, üksikuid. Inimesed jalgu pidi vees. Et enamus inimesi käib ikkagi ranna peal. Üksikud käivad vees ka. Praegu on mõõn ju. See tähendab seda, et vesi läheb alati järjest kaugemale ja kaugemale ja kaugemale. Oli ju tore vee ääres käia. Papp, võta komm. Kohalik community garden. No vaatame mänguväljakule. Näed, siia on päris piknikupidajad tulnud, et kärud ja kõik asjad koos. Järjekordne mänguväljak. Mis siin head on? Ilus parki juures, vari ka juures, päike ei kõrveta. Mis siin paha on? No natuke nurgatagune on. Tahtsin teha kommentaari siis Las Palmase liikluse kohta. Kerli luges kuskilt, et siin on hästi nõmedad ühesuunalised tänavad, hästi ebamugav. Aga ma arvan, et see ebamugavus käib autode kohta. Sest mina olen jalakäijana siin Las Palmases, mulle siin tänavad jubedalt meeldivad. Kõik tänavad on ühesuunalised ja siis alati, kui sa üle tee lähed, pead sa ainult ühele poole vaatama. Teine asi on see, et juhid lasevad jube hästi üle, jube viisakad on, et kogu aeg jäävad seisma ja ei ole nagu mingit probleemi sellega, et üle tee ei saaks. Kolmas asi on see, et siin on valgusfoore palju ja tegelikult minnakse üle ka punasega, kui ühtegi autot ei tule.
et aga noh, väikestel teedel ongi suht sageli see, et tuli on punane, ühtegi autot ei ole, siis lihtsalt parutatakse üle. Ka suurtel teedel pannakse üle. Kergliiklust praktiliselt puudub. Siin on kergliiklusteid, aga noh, mingit elektritõuks ja jalgrattaid on ikka vähe. Ma oleks kujutanud palju rohkem, eriti sellise temperatuuri ja nii hea kliima kohta. Lapsekärudega inimesi on palju. Nagu näiteks siin, kuigi see on jah, et ma olen mänguväljakul, see nagu mainin seda ka igaks juks ära, et see on meil kõige haigem reis, mis meil üldse olnud on. Põhimõtteliselt pool reisist, esimene pool oli keegi natukene kuskilt otsast haige. Hugol oli alguses palavik, siis sai kõik endale mingi kõhutõve kätte, nii et nüüd nagu viimane nädal aega on juba päris okei olnud. Mõtle, kui sa tuledki ainult nädalaks ajaks haigeks ja siis kõik on palavikus kogu selle nädala. See on ikkagi suht masendav puhkus. Õnneks me olime kauem, nii et tänu sellele jõudsime nagu kõik haigused välja põdeda. Arvatavasti see, mis meil oli Eestist saadud A-gripp või midagi, et terve Ugo lasteaiarühm oli haige. Enese kergendamisest. Seda on küll nagu kurb öelda, aga põhimõtteliselt me oleme siin näinud 3 korda, kus seda tehakse. Ühe korra ma vaatasin oma hotelli aknast välja, autode vahel mingi mees lihtsalt pissis. Teine kord Kerli vaatas aknast välja, meie majas on mingid gorillad, need on siis tüübid, kes autosid pargivad, asokad, ja siis see nägi, kuidas see oma kõhupaaki tühjaks tegi. Ja siis soolikas on vist kõhule toodud. Ja kolmandaks mina nägin täna, kuidas ühes põõsas mingi naisterahvas käis pissil. No nagu kõik kogu aeg. Ma pole nagu kuskil mujal turismipiirkonnas, kus ma käinud olen näinud, et inimesed nagu nii agaralt ennast tühjendaksid. Nii palju tuvisid. See on ka siin huvitav, et paljudes kohtades, kus on nagu siuke kivine kaunistusala, et seal on need junnkaktused. Sellised suured junnid on igal pool. Bread. Chicken beef or mix? Beef. And with lettuce, tomato, onion sauce? No onion, spicy sauce. Spicy. You want or without spicy? With spicy. Onu teeb kebaabi. Ta mäletas, ta ei pannud sibulat, väga okei. Thank you! Tegelikult on nii, et kui me otse selles suunas lähme ja ühel hetkel paremale keerame, siis me jõuamegi täpselt oma hotelli. Hotelli, elu oli lill ja siis järsku Hugo nägi mänguväljak. Ja siis me läksime pikalt kõrvaltänavasse selleks, et vaadata, kas siin on mänguväljak või milline mänguväljak siin on. Tundub, et siin on nagu mingi baari esine ja siin on siuke väiksemat sorti mänguväljak, et siis vanemad saavad nii-öelda tellida endal erinevatest baaridest ja siis lapsed võivad samal ajal siin mängida, eriti väiksemad lapsed. Vaikselt läheneme hotellile ja millega tegu on, muidugi mõista on tegemist Avemaja, mis salongiga.